Sellist suurt soojussalvestit kohe kindlasti Eestis veel ei ole. Tema gabariitidele jäävad alla ka kütuseterminalide mahuteid. Selliseid keerulisi insenertehnilisi objekte läheb vaja, et hoida meie küttearved normaalsuse piiril ja kasutada ära kõikvõimalik energia. Hetkel ma viibin siis 42 meetri kõrguses suures metalltünnis. Seda on siis siin pea pool aastat ehitatud. See kõik on käsitöö. See on siis tahvel haave all kokku keevitatud. Ja mis siia siis tuleb? Siia tuleb 20 000 kuupmeetrit vett, sooja vett. Ja see on selleks, et seda sooja vett hoiustada. Ja seda siis hakata tallinlastele juba pakkuma. Et see on selline spetsiaalne soojussalvesti. Salveste ehituse teostas Rootsi ettevõtte Granitor Rodoverken AB. Tegemist on ka insenertehnilises mõttes väga keeruka ehitusega. See kontrollimine käib vastavalt standardile ülemaailmselt ühtemoodi. Seal on mitu etappi. Kõik keevisliited kontrollitakse visuaalselt ja siis teatud protsent nendest liidetest ka mitte destruktiivse siis katsetusega, ehk siis kontrollitakse läbi, et seal ei oleks mingisuguseid lekkeid. Ja siis kolmas etapp on see, et kui see veega täidetakse, see enne ei hakka siin mingit soojustamist asja tegema, see täidetakse veega ja see on siis kolmas etapp sellest kontrollist. Kuigi mahuti on valmis, siis seda päris avamiseks täna nimetada ei saanud. Selliste objektide puhul pigem sulgemiseks, sest valmis saab ta siis, kui viimane plaat paika tõstetud ja kinni keevitatud. Milline see võit mahutis saab tarbijale olema? Seda vett on siis võimalik üles kütta nendel aegadel, kui energia tootmine on lihtsam, soodsam ja kasutada sellel ajal, kui energia tootmine on siis kulukam või tehniliselt keerukam. Ehk me saame seda kasutada päevasisest soojusenergia tarbimise mahtude kõikumise tasakaalustamiseks. Mahuti on ühendatud Tallinna kaugküttesüsteemi ja kõik see vesi, mida seal salvestatakse, läheb tagasi tarbimisse, näiteks hommikuse suurtarbimise puhul. Salvesti saaks vajadusel selliselt vett toota 14 tundi järjest. Selle kasutuselevõtt vähendab aastas fossiilse kütuse osakaalu 11 000 megavatt-tundi. No see maht on siiski nagu kogu võrguga võrreldes suhteliselt väike, see salvestusmaht, et ta on toetav ja pigem ta võimaldab hoida hinda stabiilsena ja vähendada sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest, mille hind on teatavasti prognoosimatu. Antud mahuti kindlasti kogu pealinna vajadust ei kata, neid tuleb juurde. Hetkel käib sellise mahuti ehitus Jõgeval. Soojussalvesti rajamine läheb maksma 8 miljonit eurot ja töösse rakendub see aasta teises pooles.